Juhtimaks sisse selle sessiooni kolmandat ettekandjat, ütleme, et Eestil on erakordselt mõjukas tehisharu uurija olnud Teadusakadeemia liige, kadunud Enn Tõugu, lõi ägedaid süsteeme kasutades loogikat ja mina tean Tanel Tammetit umbes sellest ajast, kus tema oli kõige vägevam noor loogik ja samamoodi siis seal Küberneetika Instituudis figureeris. Aga palju vett on sellest ajast merre voolanud ja Tehnikaülikooli professor Tanel Tammet, palun. Nii, aitäh võimaluse eest, lugupeetud akadeemikud ja head kolleegid. Ja ma proovin selle puldi võtta kõigepealt. Mul on selline kirjanduslik pealkiri, kuna me oleme kirjandusmuuseumis. Ja ma kasutan võimalust rääkida tehisintellektist natukene laiemalt. Ma arvan ise, see, mis ma olen teinud, on nagu näide sellest, kuidas see asi nagu natuke laiemalt käib. Ja siin on juba vahepeal mainitud neid tehisintellekti talvesid, et ta on käinud suurte lainetena hästi üles ja hästi alla. Et on nagu väga suured ootused ja siis on üks allakäigud. Ja need asjad, millega ma olen tegelenud, käivad nende lainetega sünkroonis. Ma tulen selle pildi juurde pärast sulle korra tagasi. Ja mul ongi 3 selget faasi selles teadustöös, mis ma olen teinud. Et esimene on niisugune asi, mida praegu nimetatakse sümbolipõhiseks tehismõistuseks, kus ma konkreetselt siis tegelesin automaatse loogikapõhise teoreemi tõestamisega, et kirjutasin süsteeme ja mõtlesin välja algoritme, mis lahendaksid loogika ülesandeid. Ja loogika on sellepärast nagu tore, et temast saab kõike formaliseerida põhimõtteliselt. Mitte, et see on väga efektiivne, aga seda teoreetiliselt saab teha, eks ju. Ja siis ma tegelesin küllalt palju tehisintellekti rakenduste ja suurandmete rakendusega ja asi, millega ma olen praegu viimasel perioodil aktiivselt tegelemas, on neurosümboolne tehisintellekt, mis siis püüab kombineerida neid sümboolseid meetodeid masinõppemeetoditega. Ja ma käin need 3 faasi peale kiiresti läbi, et kõigepealt see sümbolipõhine tehismõistus. Ja siin on selline hästi väikese ülesande näide, kus sa loogikas kirjeldad mingi matemaatika probleemi ja siis püüad seda niimoodi tõestada ja siin all ongi tõestus. See on hästi väike lihtne asi, aga nende tõestuste otsimine võib olla hüsteeriliselt keeruline, eks ju. Nii et see on nagu probleem, et kuidas sa neid leiad. Ja nüüd kui ma hakkasin tehisintellektiga tegelema, siis ma suhteliselt varsti siirdusin sellesse, et ma hakkasin kirjutama automaatseid teoreemi tõestajaid, mis siis neid ülesandeid lahendavad. Ja need, mis on sinisega kirjas, ongi siis minu kirjutatud, ma nimetasin seda Gandalfiks, selline sari tõestajatest. Ja meie valdkonnas on sellest ajast peale toimunud selline regulaarne, kas iga-aastane või üle aasta võistlus kõigi tipptasemel teoreemi tõestajate vahel. Ja mul siis õnnestus järjest neid võistlusi võita ja seal on päris palju klasse, aga 2 põhiklassi on see, et sa lihtsalt tõestad ja teine, et sa näitad, et midagi ei saagi tõestada, mis on tegelikult palju raskem teha. Ja ma mõtlesin välja siis 2 põhimõtteliselt uut meetodit, mille tõttu see Gandalf suutiski siin 97-98 olla kõige parem tõestaja, mis üldse eksisteeris maailmas. Ja pärast kõik võtsid need meetodid üle, nii et kõik tipptasemel tõestajad kindlasti kasutavad neid minu välja mõeldud meetodeid, pluss väga paljusid teisi. Ja siis ma tegin seda sarnast asja teistsuguse ülesande jaoks, kus sa pead näitama, et ei ole tõestatav ja mõtlesin jällegi välja paar uut meetodit, mida pärast hakkasid jällegi kõik kasutama. Ja hiljem näiteks siin on üks süsteem Paradox, mis on väga pikalt edukalt käinud, et see oli üks minu tudengeid, doktorantuuri tudengeid Chalmersis ja Göteborgi ülikoolis, kes selle töö nagu üle võttis. Ja need asjad on siis muidugi artiklites kajastatud, aga tüüpiliselt, mis juhtub, on see, et sa teed hästi palju eksperimentaalset tööd ja siis sa kirjutad sellest mõned artiklid, mis siis nagu kirjeldavad seda põhiasja, millest teised saavad õppida. Okei, ja ma tegelesin ka automaatse teoreemi tõestamisega mitteklassikalistes loogikates, intuitsionistlikus, modaalses, lineaarses loogikas, kes on nendest kuulnud, ja tuvastasin sellise toreda asja, et mitte kedagi ei huvita nendes loogikates millegi tõestamine, et need on sellised põnevad asjad, mille kohta tehakse metateooriat, aga keegi tegelikult neid kasutada ei taha.
ja mis juhtub ka kogu selle valdkonnaga on see, et erakordselt raske on midagi formaliseerida, erakordselt raske on neid asju kasutada. Väga spetsiifilistes kitsastes nišidest, inimene ei suuda neid asju formaliseerida. Siin on üks praeguse süsteemi näide, mille ma kirjutasin õppimise jaoks, mis on nagu sisaldab sellist ühte minu uuemat tipptasemel tõestajat ja lausarvutuse jaoks ja predikaltarvutuse jaoks, et millel on päris palju nagu kasutust, et inimesed käivad seal ja katsetavad. Okei, ja nüüd teises faasis ma ei tahtnud tegelda enam sellise puhtakujulise järeldamise, optimeerimise, väljamõtlemise meetoditega, ma püüdsin leida rakendusi ja ma hakkasingi tegelema rakendustega robotites ja soovitusmootorites, et oli meil üks suur europrojekt, kus me kirjutasime muu hulgas reeglipõhiseid algoritme robotiparvede jaoks, olidki sellised robotid, eks ju, ja siis ma tegelesin soovitusmootoritega, ma proovin õigesti tagasi minna korraks. Ma lähen vale pidi praegu, nii proovime uuesti. Väiksem nupp, õige, nüüd on õige nupp, väga hea, tänan. Just. Ja siis me tegelesime soovitusmootoritega, kuhu me samuti panime siis reeglipõhised süsteemid, mis rehkendasid välja soovitusi. Okei, nüüd selgub, et inimestel on suhteliselt raske hakata neid valikuid seal tegema. Me tegime sellest ka ühe rakenduse natukene suurema, mis oli Puhka Eestis portaali seas. Ja see kõik tundus, et natuke tore, aga ta ei olnud, seda infot ei olnud nagu piisavalt ja siis ma hakkasin süvenema sellesse, et tegelda rohkem andmestikega. Ja tegin paari oma doktorandiga siis sellise süsteemi, mis võttis sisse ühe väga suure rahvusvahelise pildipanga ja ehitas sellest sellise pildi populaarsuse turismi soovitajad. See on nagu ülemaailmne pilt, kuumuskaart, kus on rohkem pilte tehtud. Siin on lihtsalt mõned pildid, mis on natukene sisse suumitud erinevatesse kohtadesse, mis näitavad, et kus on nagu ägedamad kohad, eks ju. Ja samuti, et mis seal vaatamisväärsused võiksid olla. See on nagu automaatselt tehtud kogu maailma jaoks ja see muutus tohutult populaarseks. Et siin on selline väike näide ühest suurest rahvusvahelisest ajalehest, mis seda kirjeldab. Ma arvan, kokku ma sain kuskil mingis 100 suures meediaväljaandes kirjeldusi ja ma arvan, umbes 2 miljonit inimest on seda süsteemi vaadanud. Praegu ta enam üleval ei ole, sest Google teadupärast paneb oma asju järjest kinni. Nad panid selle pildipanga kinni, nad tegid kaardi näitamise tasuliseks, nii et me ei olnud enam reaalselt võimalik seda üleval hoida. Ja siis me kirjeldasime samuti neid süsteeme ja nendes toimunud edukaid asju oma artiklites. Ja nüüd kolmas faas, millega ma hakkasin tegelema aktiivselt, kui ma nägin, et masinõppe hakkab muutuma kasulikuks asjaks, mida ta vanasti ei olnud. Ja nüüd, kui sa püüad võtta masinõppe ja need sümboolsed ja järeldusi otsimeetodid, siis seda asja nimetatakse vahel hübriid, tehisintellektiks ja vahel neurosümboolseks, see paneb 2 asja kokku. Ja see spetsiifiline töö, milleks ma olen põhiliselt fokusseerinud viimastel aastatel on see, et inimkeelset teksti siis automaatselt formaliseerida ja püüda leida korrektseid vastuseid. Et kasutades nii keelemudeleid kui muud masinõpet ja kasutades ka järeldusmootoreid. Ja samuti sa võid proovida keelemudeli antud vastust valideerida, et proovida tal lasta sammuliselt näidata, et kas see asi on õige, kust tulevad allikad, kas see mõttekäik on õige, eks ju. Ja näiteks üks asi, mis selle juures tuleb teha, on see, et sa võtad inimkeelse teksti ja siis hakkad seda lihtsalt leidma viise, kuidas sa seda saad formaliseerida ja kirjutama süsteeme, mis seda teevad. Nii et meil on olnud 2 erinevat pipeline, et üks kasutab selliseid traditsioonilisemaid masinõppepõhiseid keelesüsteeme ja teine siis puhtalt LLM-i, et neid teisendusi teha. Ja kui sa neid teisendusi teed, siis on sul vaja samuti ka sellist pehmemat loogikat, kus on mingisugused tõenäosused, umbes nagu Meelis teile rääkis, et sa ütled, mingi tõenäosusega asi kehtib, mingi tõenäosusega asi ei kehti, samuti sul võivad olla erandid. Ja nüüd see tähendab seda, et sa peaksid võtma selle tavalise loogika ja hakkama sinna panema sisse erandeid ja panema sinna sisse tõenäosus. Ja seda on inimesed aastakümneid püüdnud teha, aga see ei tule väga hästi välja, nii et see on päris selline endiselt lahtine valdkond, nii et me oleme siis kirjutanud süsteemi, mis seda teeb tõenäoliselt kõige paremini maailmas. Ja siis me oleme järjest selle kohta publitseerinud selliseid, ma ütleks vahetulemusi, sest meil ei ole praegu veel sellist nagu võimast neurosümboolset süsteemi. See on asi, mida me püüame ehitada ja katsetada kogu aeg. Ja kokkuvõttes tähendab see seda,
et ma olen olnud sellises esimeses faasis teoreemi tõestajatega, siis sellises täieliku languse faasis, kus me tegelesime natukene rakendustega, läksime sujuvalt üle nagu andmestike ja õppimise peale ja praegu ma siis tegelen selles kolmandas faasis neurosümboolse tehismõistusega. Nüüd ühiskonna teema. Et ma olen olnud päris aktiivne IT sisseviimisel Eesti ühiskonda ja selle tegevuse nagu toetamisel. Päris pikka aega, alates sellest, et esimene Tiigrihüppe juhtkomitee, ma olin selle liige, siis ma kirjutasin koos oma kolleegiga e-valimiste analüüsi ja soovitused Riigikogule, mille järgi Riigikogu võttiski vastu seadus, et neid võiks teha. Ma tegin esimese X-tee kontseptsiooni 3-liikmelises töögrupis ja juhtisin X-tee arhitektuuri tegemist, mis on sellised nagu Eesti e-riigi alustalad. Siis ma juhtisin ka IT-kolledži loomise töögruppi, olin teadusnõukogudes, mitmetes e-valimise töögruppides ja ma olen olnud väga paljudes riigi ettevõtluse ja ülikoolide koostööprojektides. Ma olen väga intensiivselt tegelenud nii ettevõtluse kui riigi ja ülikooli seostamisega. Ja nüüd on asjad, kus ma praegu osalen just hetkel, et ma olen siis Tehnikaülikooli nõukogu liige ja samuti ETAG hindamisnõukogu liige. Ja siis veel mitmesugustes nõukogudes nagu keeletehnoloogia programmi nõukogu ja samuti Meelis rääkis EXAIst. EXAIs on oma juhtnõukogu, kus ma olen ka liige ja siis muidugi ka Jaagu juhitavas tehisarukomisjonis ja veel Tanni juhitavas küberturvalisuse komisjonis, pluss veel mõned väiksemad. Need on, ma ütleks, kõige suuremad asjad, kus ma hetkel püüan nõu ja jõuga abiks olla. Ja nüüd meedia ja avalikkusega suhtlemine. Mul ei ole nii palju neid populariseerimise auhindu kui Jaanil, kes on tõesti väga silmpaistev seejuures, aga üks mul vähemalt on. Ja ma olen olnud meedias hästi aktiivne ja ma arvan päris hea mitme viimase aasta jooksul pidevalt üks Tehnikaülikooli 10 enim mainitud inimene üldse. Et lihtsalt sellepärast, et ma olen nii palju esinenud kirjalikus meedias ja televisioonis ja raadios. Ja seda tehes arusaadavalt mul on väga tugev huvi, et tehisintellekti teema ei oleks nüüd mitte ainult tehisintellekti teadlaste asi, vaid et see oleks tegelikult nagu kõigi asi, ka humanitaaride, sotsiaalteadlaste ja rääkimata täppisteadlastest. Nii et ma olen püüdnud seda teemat esitada ka siis sellistes suuremates foorumites inimestele, kes on väljapool tehisintellekti valdkonda. Jah, aitäh! See oli lõpuslaid. See on lõpuslaid. Või ei ole? Üks on veel. Asi, mida ma arvan, et akadeemia võiks teha ja kus ma saaksin ise kaasa aidata, mida ta võiks nagu rohkem teha, ma ütleks, mitte et ta ei teeks seda, et ma arvan, et ühiskonna, poliitikute ja riigiaparaadiga me saaksime intensiivsemalt suhelda ja avalikkusega ja meediaga me saaksime intensiivselt suhelda ja ma arvan, et ma püüaksin akadeemial aidata seda teha. Et ma arvan, see oleks minu roll. Aitäh! Nii, me oleme kuulnud nüüd kolmanda väga erineva ettekande. Palun küsimusi. Et sina panustad tehisaru tulemusele läbi loogika vaatevinkli. Läbi sümbioosi, ma ütleks. Nii. Mul on üks natuke tobe küsimus, aga siiski ma ei saa jätta küsimata, et nüüd hommikust alates ma olen kuulnud vähemalt 4 erinevat vastajat AI-le, ehk siis tehisintelligents, tehisintellekt, tehisaru ja tehismõistus. Nüüd oli ka sinule, et kas seal taga on ka mingi sisuline küsimus, et inimesed otsivad, nagu, et kus selle mõiste fookus on, et kas, ma ei tea, mõistmisel või arusaamisel või on see lihtsalt nagu kokkuleppimise küsimus, et mulle tundub, et see oleks mõistlik, nagu, et me Eestis kasutaks ühiselt ühte nagu terminit, sest et muidu ka tavainimesed ei saa aru, et kas need on mingid eri asjad või mitte, et on sul mingi seisukoht selles küsimuses? Mul on täitsa seisukoht, mida ma olen püüdnud ka hakata ütlema nii palju, kui sellist küsimust küsitakse. Et parem on, kui me kasutame hulka erinevaid termineid.
ma nimelt ei tahaks ühte terminit. Me oleme kirjandusmuuseumis ja kui me tahame, et Eesti oleks tehisintellekti riik, siis meil peab olema palju sõnu, niimoodi nagu me teame, et lume Gröönimaal või seal on lumele väga palju rohkem termineid kui Eestis. Ja suur tänu, et sa mainisid oma ettekandes, et sa oled meie e-valimiste e-hääletuse üks isasid, nagu ma aru saan. Et kuidas nüüd siis on, et kas endiselt on usaldusväärsed? Nad on olnud, ma ütleks niimoodi, et mul ei ole kahtlust, et neid on ausalt tehtud. Ja mul ei ole ka kahtlust, et neid tehakse ka lähiajal edasi ausalt. Ja samas nad on haprad. Nad on liiga haprad. Nad olid see viis, kuidas me neid tegime, oli okei, kui neid valijaid oli suhteliselt vähe. Kui neid oli seal 10-15%. Nüüd, kui neid on pool või üle poole, see ei ole enam okei. Et me peaksime panema sinna oluliselt rohkem ressurssi ja tegema seda kindlamaks. Ja seda on väga mitmel moel võimalik teha, seal ei ole mingisugust raketiteadust vaja. See on vaja nagu poliitikute soovi, et nad võtaksid vastutuse, et seda tuleb teha. Ja neil selgelt ei ole seda soovi. Ja see põhjus on natuke see, et kui keegi tahaks seda nagu minna sinna näppupidi sisse ja hakata seda pushima, siis tal tekib nagu enda vastutus ja nad ei näe, mida nad võidaks sellest. See on see praegune probleem. Ja tehisaru seal ei aita. Tehisaru ei aita. Ja, aitäh. Sa oled väga palju teinud nagu Eesti riigi jaoks ja nüüd üritanud leida ka väga palju uut sidet nagu ettevõtlusega. Et kus sina näeksid, kuidas tehisaru, tehisintellekt võiks nagu tõesti Eesti riiki, eriti Eesti ettevõtlust edasi viia, sest me peame tunnistama, et me oleme tegelikult vist nüüd hetkel enam ei ole, aga vist ainsamine Euroopa Liidu riik, kelle majandus oli miinustes. Et mingil määral ikkagi tõsises kriisis ja kõik väidavad praegu seda, et see nii-öelda tõus nagu toimub Skandinaavias, meil ei tingimata käsi käes Skandinaaviaga enam ei toimu, sest meie majandus ja ettevõtlus oli üles ehitatud suurel määral allhankijana töötamisel, mis enam väga ei lenda. Ma arvan, see allhankijana töötamise taak on meil endiselt küljes ja see ülemineku on vaevarikas, nagu me näeme. Et ma olen täpselt nõus, et see on nagu see põhjus. Nüüd ma arvan, et see koht, kus me saame olla tugevad, on usaldus. Et meil endiselt, kuna me oleme väike ühiskond, siis selles ühiskonnas on neid usaldusahelaid palju kergem ehitada kui suures. Ja nüüd ma tooks radikaalse variandi, kus me saaksime nagu silmapaistvalt maailmas teha midagi väga uut. Ma arvan, et seda ei juhtu, aga me saame selles suunas pushida. Et kui me tahaksime riigiaparaadi mingit funktsioone, näiteks ametnike funktsioone automatiseerida või neid aidata, siis ainus viis seda praktiliselt teha on monitoorida kogu aeg, mida ametnik teeb. See tähendab kõiki tema e-maile, tema kõnesid, tema jutte. Kui me paneksime igale poole salvestajad külge, ütleksime, see on nagu püha ürituse nimel, me salvestame kõik staffi maha, mis te teete, siis selle pealt saaks väga hästi õppida ja me ei pea isegi ise õppima, me võime selle anda Google'ile, mis on veel hullem asi, ja OpenAI'le öelda, õppige siit pealt, vaadake, siin niimoodi riik töötab, on ju. Et automatiseerime, toetame meie riiki sellisel viisil. See on hästi jõhker, aga see oleks tegelikult võimalik teha. Ja siis Aki ütleb, et need andmed ei tohi tuuagi Eestisse tagasi. See ei ole, umbes niisugused asjad. Nagu TI-õppega veidike kippus ütlema. Nii, aga minul on püha kohustus anda õigel ajal järg üle meie osakonna juhatajale ja minu arvates õige hetk on praegu. Aitäh, Tanel!